autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuuled, Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja külaliseks on täna Margus Kastein, kes on Inbanki Balti äride juht ja juhatuse liige, kes saate alguses kuulis tähelepanelikult, et Inbank on ka Autotunni uus toetaja. Suur tänu selle eest. Aga muuseas ajalooliselt on see väga oluline sellepärast, et Inbank oli Autogeeniuse portaali esimene põhitoetaja, suuresti nagu tänu kellele see portaal lendu sai minna, sest et alati oli Geeniuses selline nagu mõte, et kui mingi uus portaal avatakse meil, et seda ei saa ennem teha, kui seal ei ole nagu ühte suurt toetajat taga, kes nagu et ei jääks selliseks bootstrappimiseks ja obi pärast tegemiseks ja Inbank oli see, kes tuli Autogeeniusele esimest korda toetajaks ja näete, Eesti suurim autoportaal. Suur tänu. Ja palun, tere ka minu poolt. See Geenius ja Inbanki koostöö tegelikult mu mälu järgi käis ka minu laualt läbi omal ajal, et selle allkirjakese siin alla panin, aga tundub, et ma vist ka vahepeal panin teise allkirja, kui me lõpetasime selle ära ja nüüd me oleme jälle tagasi. No nii. Nagu elu käib üles alla. Just, aga Margus on täna stuudios tegelikult sellepärast, et tahaks rääkida natukene kasutatud autode turust, sellest, kas see autolaen ja kõik juba mõjutab. Lisaks, kuna Inbankil on paar päris huvitavat sellist toodet, mis ühtlasi, eks ju, praegult kõlab ka kui reklaam, aga see on täiesti okei. Aga tegelikult mind on alati huvitanud see, kuidas on osta näiteks hobiautot laenu eest. Mul endal tundub see pigem panga vaates jube riskantne. Et mina usun, et see 86. aasta Opel on maailma parim auto, aga teile jääb see pärast ju kätte või siis ei jää. Ühesõnaga, räägime natuke sellest, kuidas hobiautot ostetakse ja üldse, mis autoturul toimub, sest et Margus on seotud ka Mobirega, mis ei tegele mitte ainult kasutatud, või ühesõnaga ka nii-öelda kallima hinnaklassi autodega. Võt, aga hästi lihtne ja konkreetne küsimus. Mis siis toimub autoturul? Kas on 2024 siin esimene pool näha nüüd juba mingit liikumist selles suhtes, et automaks tuleb? Et inimesed tulevad ja põhjendavad, et ma tahaks nüüd ruttu välja vahetada, sest et... Ja võib-olla hakkan kaugemalt peale, et Inbank on täna tunnetuslikult kasutatud autode turu kõige suurem finantseerija. Täpselt fakte ei ole, aga meie positsioon on aastaid, 12 aastat järjest olnud väga tugev. Me töötame Auto24 platvormil, me töötame väga paljude automüüjatega ja meile tõepoolest ka siis kuulub enamusosalus aktsiaseltsist Mobire, mis on Eesti suurim täisteenus rendiettevõte. Ja me arvame, et meil on päris hea tunnetus, mis turul toimub. Sa alustasid kohe automaksust, ma ise oleks alustanud kuskilt võib-olla kaugemalt meie toodetest, et natukene seletada, et kui sa lubad, tuleks selle automaksu juurde veidi aja pärast tagasi, see on oluline küsimus. Kõigepealt, kuidas inimesed autosi ostavad üldiselt, alustame sellest, on laias laastus 2 valikut, üks on võtad oma kontolt raha ja lähed ostad auto, seda teevad väga vähesed. Osaliselt teevad seda ka need samad unikumide ostjad. Enamus inimesi ei oma sellist kogus sularaha, et minna osta auto, kas siis emotsiooni pealt või läbimõelda. Tavaliselt kasutatakse selleks finantseerimistooteid. Hästi tavaline mõiste, väga palju kasutatakse, on leasing, nii ettevõtetele ja eraisikutele, see on kasutusrent, kapitalirent, käibemaksu, ilma käibemaksuta. Ja Inbank selles liivakastis ei mängi. Leasing on suurte pankade pärusmaa. Me oleme leidnud oma niši, meil on 2 laias laastus väga erinevad toodet, mõlemad sobivad autode finantseerimiseks, ühed on siis auto finantseerimiseks mõeldud tarbimislaenud, mida siis pakub Inbank. Tulen kohe nende juurde tagasi ja teine toode, mis meil on ja mis kogub turul väga kiirelt positsiooni,
on siis täisteenusrent ja Mobire juurde, räägime sellest ka pärast eraldi. Mobire tegelikult, mitte ainult Mobire, vaid kõik tema konkurendid ka võtavad turgu liisingu pakkujat, et sellepärast, et toode lihtsalt on sobivam ja mugavam. Tarbijad on selle üles leidnud, aga kui nüüd rääkida lühidalt 3 sõnaga Inbankis, siis me oleme tarbija finantseerimispank. Me pakume finantseerimist kõikidele meie klientidele ostukohas, ehk siis kas sa oled ostma televiisorit, külmkappi, tolmuimejat, võib-olla ka hambaarsti juurde ja kasutatud autosi, siis me oleme partneri või selle kauba müüja juures, tema kõrval läbi oma tehnoloogilise lahenduse, kus inimene siis on selle kauba juures teinud otsuse, et ta tahab seda osta, muuhulgas näiteks kasutatud auto, siis müüja pakub talle meie tehnoloogia abil väga kiiret finantseerimislahendust, ehk siis sisuliselt me teeme ostukohas automaatse krediidiotsuse väärtuses kuni 15 000 kõikidele toodetele, sõltumata sellest, mis kaup see on see siis auto või telefon või muu esmatarbekaup või kestuskaup, vabandust. Ja 15 kuni 40 000 eurot me teeme samamoodi selle taotluse online'is, aga me vaatame siis ka, inimene vaatab selle krediidiotsusele pilgu peale. Ja miks ma sellest sellises detailsuses räägin, see on oluline sellepärast, et inimesed täna, meie kliendid ja meie positsioon ka turul põhineb siis kättesaadavusel, ehk me oleme igal pool, kus kaupa müüakse, sealhulgas autosi, ja meie lahendus pakub kohese lahenduse, ehk kui sa lähed täna kasutatud autot ostma, ükskõik kas see auto 24-st, Leedust näiteks auto plussist või Riia autoturult, sa saad meie nupule vajutades Inbanki nupule tegelikult krediidiotsuse kätte kuskil umbes 3 minutiga. Ja 3 minutiga sul on arusaamine, ma saan 10 000, 5 000, 7 000, 15 000 eurot kätte ja selle järgi mul on tegelikult palju lihtsam ja mugavam oma auto ostuotsus ära teha. Ja, kas ma ikkagi nüüd, ma juba jõuan kohe selleni, et sa ise tõid välja, et ma olen Riia autoturult. Kuidas sa ju ei tea, mis õuduse ma omale sealt ära toon? Just. Nüüd Inbank on tarbija finantseerimise ettevõte. See tähendab, et me anname ainult ilma tagatiseta laene. Ehk siis Inbanki autolaen ja autoliising on tegelikult oma olemuselt tarbija finantseerimistooted, kus siis krediidiotsus ei põhine mitte vara väärtusel, vaid kliendi sissetulekut ja kohustustel. Sisuliselt anname siis inimesele raha, mõnikord me maksame otse selle kliendile kontole välja ja ta saab osta omale mugav auto, või mõnikord me maksame siis selle partnerile välja, kaupmehele, kus klient saab lihtsalt sõita autoga ära. Ja tegelikult meid selle auto väärtus väga ei huvita, see on klient võtab meie toote meie finantseerimisele alla kirjutades isikliku kohustuse laenu teenindada. Ja kui ta ei suuda seda teha, siis me müüme need võlad edasi juba spetsialiseerunud ettevõtetele, et me tegelikult ei tegele nende nii-öelda kätte jäänud võlgade ja autodega. Küll aga meil on üks toode, mis on siis autode finantseerimistoode Inbanki autoliising, mis tegelikult on oma olemuselt samasugune tarbimislaen, aga väärtus 15 kuni 40 ja seal siis Eesti Maanteeamet võimaldab panna peale sellele autole virtuaalse registerpandi, ehk siis inimene ilma meie nõusolekuta seda autot müüa. Aga kõikide nende finantseerimistoodete eeliseks on see, et see auto tuleb kohe inimese nimele, ta ei pea maksma sinna sisse midagi ja võib-olla ka mingi odava auto puhul ta ei pea tegelikult sõlmima kaskokindlustust. Et see jätab inimesele väga suure vabaduse seda autot osta müüa ja samas ka kohustuse teenindada laen. Et kuidagi mul seda, selles mõttes ma see saates sõites mõtlesin, et aga näiteks kui ma teen ettevaatliku inimesena ikkagi kaskokindlustuse, ega see mul seda ju kuidagi intressi või niimoodi ei mõjuta, et selliseid ericase'ide lahendama ei hakka, et mina ütlen, et mul on kasko ilusti peal, et ma olen ju väiksema riskiga, et äkki saaks parema intressi. Ja me oma toote positsioneerinud selliselt, et see on kliendi otsus. Küll aga on märkimisväärne hinnavahe see, kui klient on nõus registerpandi pealepanekuga, Maanteeametis kirjutab selle kohta avalduse, me teeme 3-poolse lepingu, seal kukub marginaal märgatavalt. See puudutab seda liisingut, mitte autolaenu. Jah.
aga ma vaatan, siin on veel üks asi, on Autoline pluss, kus on jääkväärtus 25%, et mis ja see nagu kalkulaatori näitas just, kui tuleks palju soodsam see kuumaks, et mis see? Need on nüüd, tõsi, on siis autolaen ja autoliising ja autolaenu ja liisingu vahe siis on lisaks sellele registerpandile ja summa suurusele ka see, et liisingul on lõpus 25%-line jääkväärtus, ehk siis sisuliselt me pakume kliendile esimesed, kui on 5-aastane leping, esimesed 4 aastat ja 11 kuud odavamat kuumakset, aga lõpus on siis 25%-line osamakse, mis tuleb siis kliendile endale leida. Et ta saab perioodi alguses veidi odavamalt finantseerida ja see Autoline pluss on täpselt samasugune toode nagu liising, ainult et ta on kuni 15,000 eurose summani. See viimane osamakse on 25% väärtused. Ehk siis see, kellel ei ole täna kohe raha võtta, ta saab veidi odavama kuumaksega selle 25% arvelt. Me lükkame selle makse nagu lõppu. Nii. Läks väga finantstehniliseks. No, ülevaade olemas. Nii, et siit saab edasi minna siis nüüd selle autode päriselt ostmise juurde. Et statistika ja ma tahaks nendest hobiautodest rääkida. Samadest, ma ei tea, 86. Opelist või veel, ma ei tea, 67. aasta, sest et tegelikult selle kuni 15,000 eest ja eeldusel, et minu finantstaust, kuidas iganes seda kontrollite, minu finantsvõimekus lubab seda, nii et see 15,000 eest saab päris palju erinevaid hobiautosid. Tõsi. Kas neid ostetakse ka? On teil mingi statistika? Statistika, jaa, meil on statistika ja ma pean kohe pettumuseks ütlema, et meie statistika võrdub ka Eesti autoturu statistika, et prevalueerivad need brändid, mis on Eesti autoturu topis nagu ikka, et Volkswagen, BMW, Audi, seal veel ühtegi uudist ei ole. Hobiautode finantseerimisel tegelikult meie pakkumine on väga sarnane kõikide teiste autodega, seal on üks erinevus, et me teeme krediidiotsuse alati individuaalselt igale inimesele, kes laenu taotleb. Ja teen siin julge eelduse, ma ei ole sinna nüüd nagu süvastatistikasse läinud, aga ma eeldan, et hobiautot saab endale lubada keskmisest paremini käituv või keskmisest parema sissetulekuga klient, mis automaatselt tähendab odavamat intressi. Et kui kallis klient tuleb meie juurde finantseerimist taotlema, siis me teeme individuaalse taotlus, me pärime siis andmeid umbes 15 registrist, nende koondtulemusena me saame ka teada kliendi profiili tegelikult päris täpselt ja hobiauto klient on hea klient, et temaga nagu on vähe probleeme. No ma ei tea, väga huvitav jah, et tee seda niipidi vaatate, mina mõtlen just, et võtame noor kutt, eks ju, tahab oma, võiks ju osta, eks ju, Toyota Corolla mõistliku alguses ja hakata hobiautoks raha koguma, aga ta tahaks, muidugi tal peab olema mingi töökoht ja kõik asjad, see on loogiline, aga ta tahaks kohe ära tuua selle 325 E30 Saksast ja hakata sellega jamama ja sinna veel sisse maksma remonti. Mul on siin nagu selline, mul on 2 vaadet, kõigepealt esimene vastus kohe noortele kuttidele, kõik hei kutid, kes te seal kuulete, et koguge sula ja ostke see esimene auto nagu sulas ära, et tegelikult pangad väga ei taha laenu anda alla 25-aastastele meestele, sest see on väga suur riskirühm. Üldiselt, mitte ainult Inbank, vaid laiemalt panganduses, see põhineb pikaajalisele statistikale, kuigi trend muide on kõvasti paranenud. Aga kui me räägime nagu hobiautodest, ma ise, mul on endal paar hobiautot ja hobiautoga on nagu, üks asi on selle ostmine ja sageli sa saad kätte selle väga odavalt. Ja nagu ma ütlesin, me eeldame, et hobiauto ostab ikkagi ka inimene, kellel juba võib-olla on elus natuke paremini läinud, on selle võimeline. Putita, mul muide on väga lahedad autod, on 88. aasta Ford Scorpio, mis on sõitnud 60 000 ja millele ma sain eelmisel sügisel musta numbri. A699 võib vaadata registrist ja siis mul on Volvo 240, millega minu Rootsi sugulane tuli vabasse Eestisse tagasi. Sõitis ise. Selline 90-ndate nostalgia. Need on juhused, need on puhas juhus, aga ma tahangi nagu öelda seda, et need autod tulevad sulle suhteliselt odavalt kätte. Ja siis, kui elu läheb, kui sa tahad päriselt, et nagu hobiautoga sõita ja sõpradele näidata ja võtad võib-olla naise kõrvale ja lapsad taga istmele, siis sa avastad, et tegelikult nende pidamine on päris kulukas. Et ma siin ka nagu manitsen finantsasutuse juhina, et
igal kulul on oma hind, eks ole, et üks asi on ostmine ja siis selle ostu finantseerimine, üldiselt inimesed on seal väga korralikud, aga olge ettevaatlikud, et see rahakotil põhja alt ära ei vii. Ja mina tean, mina olen ühte Alfa 156 üritanud ellu äratada ja lõpuks lõpetas ikkagi seal, kus nad kõik, aga see summa, mis sinna sisse läks, oli lõpuks tõesti selline, et ma oleks võinud selle raha eest tuua väga korraliku auto kuskilt, aga mul oli vaja hakata seda ehitama. Nii et selles mõttes on see õige, jah. Aga nii, millest me tahtsime veel rääkida? Autoturust. Oligi, et kas nüüd on näha, et midagi on liikuma läinud, sest et hiljuti tuli siin ühe teise automüüja, me rääkisime eelmises saates ka selline pressiteade, loomulikult et anda inimestele infot, et äkki peaks kiirustama, tulge ostke meie autosid, aga kas seal oli tõsi taga, et praegult ei toimu nagu veel mitte midagi, et inimesed ei ole paanikasse läinud? Me peame nagu vaatama kahte asja, üks on uute autode turg, esmaregistreerimine, kus ma saan mingisuguse... Seal ei ole minu arust ka see aasta esimese 4 kuuga oli 15% võrreldes eelmise aasta. Langus. Oli langus just. Langus. No see on suur langus tegelikult. Ja teine on siis kasutatud autode turg. Alustame korraks hüppame uute autode turule, pärast võib-olla räägime Mobirest, aga uute autode turu statistika on kõigile vabalt kättesaadav ja leitav Anteli kodulehelt ja sul on õigus, et esimesed 4 kuud -15% Eesti selgelt jookseb seal esirinnas. Uute autode müüjad, meie partnerid, kelle käest me autosi ostame, eelmise aastal me ostsime umbes 1300 autot Mobiresse, seda on päris palju, on tegelikult ikkagi ütlevad, et autoturg on majanduse peegel, eks ole, ja see tingimata ei tähenda seda, et ei ole kättesaadavat finantseeringut, vaid pigem seal on sõltuvus siis üldise majandustrendiga, ettevõtete kindlustundega, ettevõtete positsioneeringuga selles keskkonnas, kus nad täna asuvad ja nad lükkavad osta edasi, nad tegelikult kalkuleerivad hoolikamalt ja see auto nii-öelda leasingu või täisteenusrendi leping pikendamine on pigem täna trend ja mõned toovad ka autosid tagasi. Nüüd selgelt kasutatud autode turg on langus. Siin ei ole väga raske vastu vaielda. Nüüd, kui me vaatame uute autode turg on selgelt langus. Nüüd kasutatud autode turu kohta nii mustvalget statistikat ei ole ja me võib-olla seda ka ise nii sügavalt ei vaata, aga me näeme juhtiva finantseerimise pakkujana Eestis nii-öelda trende. Ka seal on turg languses. Aga nüüd kasutatud autode turul toimuvad sellised kummalised hüpped. Esimene on muidugi hooajalisus, see on etteaimatav, et kevad on olnud väga edukas, inimesed tegelikult on üllatavalt hästi finantseerinud siis oma kasutatud autode tehinguid. Me oleme väga üllatunud nii märts, aprill kui mai tervikuna Eestis näitasid väga häid tulemusi just meie ärivaatest. Oletan meelde, et me oleme siis Auto24 platvormil, me oleme väga paljudel kasutatud autode platsidel ja veel mitmes kohas, kus me ka otse kanalis. Ja raske on hinnata, et mis selle põhjus on, et muide eelmise aasta lõpp oli väga nõrk kasutatud autode turul, et see paistis ka, torkas teravalt silma. Ma ise arvan ja meie tiim arvab, et siin on mingi seos automaksu sõnumitega. Päris mitmed kliendid on tulnud meie juurde väga selgelt ja öelnud, et ma teen igaks juhuks oma ostu ära, jah, ma küll võtan kasutatud auto, kuna ma ei saa uut endale lubada, aga ma teen selle otsuse praegu ära, mul on nagu, ma ei pea aasta teises pooles või lõpus sellega tegelema, ei pea mingi paanikaga tegelema, nii et selline pealkirjade mõju on klientidele tuntav. Teisest küljest, mis jällegi on üllatav, et me ju ise natukene jahutame turgu, pangad ma mõtlen tervikuna, sellepärast et Euribori määrad tõusid pikalt, on 2 aastat tõusnud, nüüd jäid stabiilseks, tähendab raha hind pankadele on tõusnud. Me oleme veidi konservatiivsemad kui varem, kuna
majandus on natukene keerulisemas positsioonis, ehk siis kokkuvõttes täna finantseerimine on kliendile läinud kallimaks, mitte ainult meie juures igal pool maailma. Ja ometi turg käitub selliselt, nagu ma just kirjeldasin, nii et väga raske on siin nagu ka mingit ühest vastust ja selgitust anda, aga ma arvan, et see automaksu mõju vaikselt hiilib sisse. Aga seda statistikat te ju teate ikka ja millise auto inimene ostab. Te küll ei võta kuidagi selle autoga seost endale, aga see info, et mis auto, et kas seal on nagu rohkem nüüd hübriide või et kui ennem, ma ei tea, osteti 3-liitrine BEM, siis nüüd äkki võtame igaks juhuks 2-liitrise, et kas sellist statistikat juba on näha, et või vara? Natuke vara öelda. Üldiselt ka kasutatud autode turu põhimahu teevad need samad 5 brändi, kes luulivad ka uute autode turul. Tegelikult ega siin suurt erinevust ei ole, et on ikka need samad Toyota, Volkswagen, Škoda, Peugeot, Kia, need samad meie tuttavad brändid on ka kasutatud autode turul. Me monitoorime seda statistikat, aga pigem nagu pealiskaudselt, sest et meil on olulisem, autost olulisem on meile see klient, kes võttis laenu. Aga kui nüüd siis liikuda sinna Mobire poole, kus ju on siis uued autod, kas seal, ma ei tea, hästi lihtne küsimus, kas ostetakse rohkem elektriautosid, millel ei tule ju eriti mingit maksu peale? Jaa. Elektriautodega juhtus selline asi, et see oli korra väga suur buum ja eelmise aasta lõpus minu meelest Euroopas elektriautode osakaal kogu uute autode müügist tõusis seal umbes 15%. Nüüd on ta järjest viimased 6 kuud langenud ja kui ma mälu järgi umbes ütlen, siis viimane kuu oli see 11%. Ja mida ütlevad siis meie Mobire eksperdid ja kolleegid ja ka laiemalt kindlustusandjad ja ka autotöösturid, et selgelt elektriauto on endiselt kallis, aga jätame selle komponendi korra kõrvale. Kõige suurem murekoht meie ettevõttele ja ka meie konkurentidele sarnaselt, kes tegutsevad selles sektoris, on elektriauto ennustatav jääkväärtus. See ei ole ennustatav. Täna veel ei ole piisavalt statistilist massi ja pigem on finantseerijad sellel seisukohal, et hinnastavad jääkväärtust väga konservatiivselt ehk jäägi väga madalaks. Et kui sa nüüd ostad 100 000 elektriauto, tavapäraselt sa saad seal 5 aastaks mingi jäägi, eks ole, 30, 35, 40, oleneb autost, oleneb margist, natuke hinnast. See elektriautol meie täna pakume väga madalat jääki, sest et me ei tea, mis selle auto väärtus 5 aasta pärast on. Meil on ju teada probleemid näiteks, et kui sa Teslaga teed kõksu Eestis ja see kõks kuidagi puudutab akut, siis Tallink sind laevale ei võta ja Soome ei vii. Et seal me paneme ühiselt kliendi ikkagi väga nagu halba kohta ja sellest tulenevalt elektriautode osakaal meie portfellist on täna 4,4%, see on väga, väga väike osa ja valdavalt need on need corporate nagu siis ettevõtted, kellel on ette kirjutatud teatud rohe-eesmärgid ja kes hambad ristis oma rohe-eesmärke täidavad. Aga tavaline Eesti klient, keskmiselt meil on umbes 3 autot ühe kliendi kohta, ei taha väga elektriautot võtta, hübriidid 17% ja kõik muud autod 78%. Kas diisli ja bensiini erisus on välja võtta? Ei ole? Mul ei ole praegu kaasas, aga järjest rohkem bensiini, järjest vähem diislit. Ikka on? Diisel kilomeetri kohta ei ole kuidagi odavam täna kui bensiiniauto. Veider, ma kuidagi viimasel ajal mingi teatud diisli vaimustus on peale tulnud, aga näiteks diisliga on ju see, et paberil ta CO2 diisel nagu eritab vähem, tal on seal palju muud kahjulikku, et selles mõttes mitte, et nüüd diisel oleks puhtam, lihtsalt selle automaksu raames võib juhtuda, et nagu ka need kasutatud autod, mida tuuakse, tihti on sul seda vana diislit mingit pidi isegi mõistlikum tuua kui, aga jah. Asi ka muidugi sellest, paljudel autodel on enam valikus seda diislit, et sa ei saagi osta. Mul on selline mulje, ma ei ole nüüd autotööstuse ekspert, aga ma tahan öelda, et mul on selline tunne,
et diisliga on jändamist rohkem ja kui hind on sama või sarnane, siis tegelikult on, jaa, tavatarbija või siuke nagu tänavalt tarbija, kõik me oleme peredega nii, siis diisel järjest nagu kaotab oma positsiooni. Seda me näeme ka müügistatistikast. Seal on see alguses lihtsalt see sõidu hetkel, sa vaatad seda mõnusat ikka 3,9 ja nii, aga ma tean, et seal pärast tuleb hakata pliud panema ja kõik see klient alati vaatab, see on nagu finantseerimise ja diisliga on üks sarnasus, et kliendid sageli küsivad, et miks ma peaks võtma täisteenus rendi või liisingu, et vaata liisingu kuumakse on odavam, on ju. Ma ütlen, et aga kulla klient, et sa pead sinna kuumaksesse sisse panema ka selle esmase sissemakse, kuidas sa selle siis ära unustad, et sellel on ka väärtus või et sa pead sinna juurde lisama kindlustused ja muud kulud, et sa ei saa neid ka välja jätta kuumaksest ja siis, kui sa need kõik kokku paned, võrdne on ju. Diisli ja bensiiniga on sama, et tundub jube nagu mõnus see diisel, sellepärast, et kuumakse kütuse tarbimise näol on väiksem, aga kui sa paned kogu kulu kokku, teed arvutused, siis vaata, okei, võib-olla ta ei ole nagu ka kallim, aga ta ei ole, ta ei ole ka odavam. Mobirest veel võib-olla paar sõna, et meil on kokku 4200 autot täna portfellis Baltikumis, Eestis me oleme turuliidrid, Lätis me ehitame portfelli, Leedus samamoodi, meil läheb päris hästi. Meie kliendiks on valdavalt ettevõte, SME, small and medium size enterprise, kuhu me müüme umbes 3/4 autodest. Ettevõtted ei taha enam autosi hoida oma bilansis, nad tahavad head teenust, kui sul on 10 või rohkem autot, ettevõtted ei taha võtta eraldi töötajat oma autopargiga tegelema, me katame kogu selle autoga seonduva valdkonna ära. Rehvid, kindlustused, autode vahetused. Lihtsam eelarvestada, et sa tead täpselt, kui palju sul see aasta on autokulud, mitte et siis hakkab see auto kasutaja tulema sul raamatupidamisse mingite arvetega, mida sa ei olnud arvestanud. Moodsad ettevõtted täna, kõik on elimineerinud sellise osa, nad saavad ühe arve Mobirest, seal on kõik autod koos nende kuludega ja siis see on puhas finantsjuhtimine, kui palju ettevõte saab autode peale kulutada. Nüüd teisena suurim, ütleme laias laastus võrdsed kliendisegmendid on siis avalik sektor ja eraisikud. Avalikus sektoris tavapäraselt käivad hanked ja ka seal on üldiselt mindud nagu seda teed, et vähem bilanssi koormata varadega, mis kaotavad väärtust, nagu autod, ja teistpidi rohkem siis liikuda kulupõhisele arvestusele. Ja eraisikud on üllatuseks päris tugevas kasvus. Eraisik ei pea jällegi sarnaselt meie tarbimisfinantseerimisele. Ei ole vaja teha sissemaksu, sa saad võtmed kohe kätte ja sõidad selle kokkulepitud aja ja kokkulepitud kilomeetrit tagasi. Sul on kõik mugavusteenused sees, rehvi vahetused ja nii edasi. Selliseid kliente tuleb järjest rohkem juurde. Kas sinna, ma nüüd seda küsimust sulle ette ei saatnud, võid ka öelda, et ei vasta, aga kas on ka mingi piir, kui kallist autot ma saan nagu Mobire kaudu võtta, juhul kui mul kõik nagu loomulikult taust näitab, ma mõtlen, kas ka ma ei tea, Eestis ma olen siin mitmes saates öelnud, et märtsis-aprillis kokku registreeriti näiteks 13 Lamborghinit. Ja meie tüüpiline keskmise auto väärtus on 34 000 eurot pluss käibemaks. Kõik keskmiste keskmine. Meie nii-öelda tavakliendi pakkumine lõpeb ära 90 000 auto juures. Sellega saab päris suure valiku kaetud ja siis loomulikult on meil ka erandeid ja meil on väga eksklusiivseid autosid, ma hakkaks neid nimetama, aga see sõltub, me peame klienti tundma ja meil on väga palju pikaajalisi usaldusväärseid kliente. Küsimus ei ole siin isegi selles, et kas me tahame anda või ei taha seda autot. Me tegelikult teame ka selle kalli auto jääkväärtust. Te peate ju endale selle, teie ju ostate. Päeva lõpus on see meie auto ja siin tekivad täiesti uued ootamatud olukorrad, et kuigi klient tahtis parimat, siis vahest juhtub, et auto läks kurvis käest ära ja on igasugused muud kaasnevad riskid, et pigem me püsime seal oma kindlas segmendis, mis on siis laias laastus meile kõigi poolt armastatud 5-6 top brändi, et see on meie äri. Oskad peast öelda siin, ütleme, kaua Mobire, seda oskad kindlasti, kaua Mobire tegutsenud on? 20 aastat. Okei, see on ilmselt mingid, ma mõtlen näiteks viimase 5 aastaga, palju ütlesid, et on see 34 000, kas see oli koos Inbankiga keskmine või see oli Mobire? See on ainult Mobire. 34 000, kuidas see keskmise auto hind siis, mida inimene soetab?
tõusnud on? See on väga hea küsimus. Väga üksikud küsivad seda küsimust muide. Erist ma ise, minu jaoks on tulnud, et kui ma alustasin siin autogeeniuses umbes 7 aastat tagasi, siis oli selline, et üle 30 oli juba kallis auto. Päris hea valik oli 2. Praegult on selline, et alla 30 põhimõtteliselt, kui sa räägid mingist pere mõistlikust autost, 30 pluss ja 40 pluss on, siis saad juba midagi paremat. Selgelt inflatsioon on tõstnud autode hindu ja kui me võtame 10 aastat tagasi ja täna autohinnad eurodes, siis märkimisväärne vahe on 30-40%. Nüüd vahepeal oli see koroonaaeg, kus oli väga naljakas aeg ja autosid ei olnud saada ja siis turul autohinnad tõusid, aga meiesugused ettevõtted, me ju ei osta lambist poest, et me lähme ostame need autod ikkagi aasta varem ära. Paneme nii-öelda tellimused sisse ja meil on see eelis, et me tegelikult ostame hulgi palju autos ja meil on omal ütleme, see, mis hinnaga meie auto saame võib-olla, need ei ole võib-olla tavapärasele kliendile üksüheliselt võrreldavad, küll aga ma räägin siin kliendile nii-öelda sellest auto väärtusest, müügihinnas 34 500 eurot on umbes see keskmine auto, et autohinnad tõusevad, meie seda hinda saame ainult mõjutada läbi oma ostukoguse, kui me ostame vähem, hind kallim, kui ostame odavamalt, siis hind langeb ja me tegelikult Mobire väärtuspakkumine kliendile on see, et me jagame seda benefiti koos, eks ole, et me liidame sinna kõik need teenused ja lisanduvad tooted juurde, ala rehvid, kindlustus ja nii edasi. Me ostame ka neid ju väga palju. Ja me proovime kujundada kliendile kuumakse, mis on kas võrreldav või odavam liisingust, et tegelikult see on kõige olulisem. See on palju olulisem number kui auto väärtus ise. Et millist kuumakset saab klient endale lubada ja see koosnebki nendest komponentidest. Aga sa ütlesid, tellite autod, ütleme, aasta varem, kas ma põhimõtteliselt on ikkagi tulla ja ise ka komplekteerida auto ja lihtsalt ootamast jääda? Või on ainult need, mis teil saada? Jah, ei, saab, aga see on kallim. See on kallim, et kõik eri saab loomulikult. Ma ei mõtlegi mingit erilist superautot, aga lihtsalt ma tahaks seda värvi, seda sisu. Me püüame pakkuda, me proovime komplekteerida autot vastavalt laiemalt klientidele meeldinud kombinatsioonis, eks ole, ja Jaapani autosi saabki vähem komplekteerida ja Euroopa autosi natuke rohkem. Kui me peame eraldi tellima ühe auto, see võib olla isegi ka need tuntud margi auto, näiteks mingi väga eksklusiivse Golf GTI, siis neid me ette ei osta, neid me ette ei telli, siis selle sa pead ise siis tellima, komplekteerima, me proovime selle hinna madalaks rääkida sulle sobivaks, aga jah, seal peab ootama. Lihtsalt sinul pikalt tegutsenud ja teate ka ju nüüd oma need mahtud asja. Kas autode hinnad praeguseks on nüüd stabiliseerunud? Arvest seda, kui ma lihtsalt oskan mõne konkreetse margi pealt näha, sa näed, et paar aastat tagasi olid autod sellised, nüüd on nii palju kallimad võrreldes teistega, siis saad aru, et see teine pole veel lihtsalt oma nii-öelda uue põlvkonna autost välja toonud, aga kas me oleme jõudnud mingile platoole? Ma arvan, et me oleme, jällegi autode positsioneeringud on natuke erinevad, aga Eesti majandus... samas esimese viie populaarse margi hinnad on ikkagi päris korralikult viimase 5 aastaga. Väga suur tõus on olnud ja täna me oleme platool, on ka minu seisukoht. Mobire meeskonna käest võib-olla detailsemalt küsima, aga mul on küll täna selline tunne, et kui ma vaatan 15% langust, siis ma tahaks näha seda hullu, kes hinda täna tõstab. Pigem tuleb siin vastupidi teha pakkumisi ja laod tühjaks müüa. Auto on kõva, väga tugevalt seotud ka kapitaliga, et sul on raha all kinni ladudes ja eks ole näha, aga nüüd tuleme selle automaksu juurde võib-olla, see on see minu mõelest hea üleminek, kui sa tahad küsida oma küsimuse ära. Ei, see ikka see sama, et kas hakkavad inimesed nüüd peale lendama järgmise poole aasta jooksul, et jumala eest saaks eeldusel, et see maks nüüd siin vastu võetakse, ma küll kardan, et me ei pääse sellest, aga... Jaa, automaksud, me arvame, et saab olema mõju, aga võib-olla mitte nii drastiline, et kindlasti tehakse, kui nüüd maks välja kuulutatakse ja sellel on jõustumise kuupäev, siis kindlasti see mõjutab turgu positiivsetes mõttes. Ma olen täiesti veendunud selles, sellepärast, et miks peaks klient raha
nii-öelda maha jätma, see on tal puhas võit, eks ole, mida lähemale automaksule see auto ära ostad, seda parem on, et see tekib tõenäoliselt lühiajaliselt mingi buum ja siis tuleb nagu ikka väike pohmakas ja siis vaatame, kuhu elu läheb. Laias laastus ma arvan, et tänane lahendus on oluliselt parem kui kõik eelmised kamba peale, et ma ei tea, mis seal poliitikutel nagu mõttes olid kõikide nende varasema 3-4 stsenaariumi juures. Nagu ikka sellise maksuküsimuste juures seal on minu isiklikus vaates seal on 2 niisugust põhimotivaatorit, üks on ruttu saada täiendavat tulu riigieelarvesse ja teine niisugune nagu sütik seal on, nimetame seda klassivihaks, eks ole, et miks nad siis sõidavad nii paljude autodega ja miks tal on nii hea auto. Ja kogu selle maksu vestluse juures veel, mis mind tahab erakordselt naerma, on siis see mingi linna ja maarahva eristumine. Minu meelest Eestis ei ole üldse ühtegi linna, Tallinnas natuke mängime linna moodi kohta, aga et rahvas elabki ju maal. Ma ise elan muide maal ja kui me räägime nagu maksust sellest aspektist, et maainimesel on vaja teha mingeid soodustusi, sellepärast, et tee on libe või porine, siis see on naeruväärne, sellepärast, et ka mina oma Ford Scorpiaga saan talvel sõita, ei ole nagu muret, on ju. Et pigem on see nagu see mingi maarahva ja linnarahva eristamine välja mõeldud, aga Eesti on õreasustusega riik ja autot on vaja, et meie ühistransport ei ole, ma ei kujuta ette, et ma koju Hiiumaale ühistranspordiga lähen, see ei ole lihtsalt võimalik. Ja nüüd selle vahe loomine siin niisugune nagu kunstlik ja meelevaldne. Nüüd teine probleem selle automaksuga oli see, et kohe tuldi väga suure kirvega kurge püüdma, et taheti kohe kogu valus liigutus ära teha, küsime hästi palju raha kohe, need summad olid seal päris... Minu arust see oligi, miks ma selle vastu olen kõige rohkem, mitte maks üldiselt, vaid see, et enne me ei teinud üldse, ei julgenud keegi teha ja nüüd siis võtame kõik selle, mis ma oleks 10 aastat võinud juba koguda, korraga võtame välja, et see on nii rets tundus. Minu isiklik seisukoht on, et täna me oleme nagu kohe esimesel päeval, kui see idee tuli, et sõbrad, et teeme nagu rahulikult, et teeme mingi maksu ära, korrastame ära registri, seal registris on ju 700-800 000 autot, ma ei tea, sa tead palju seal on mingi... Need on nii palju eri numbreid. Just, ütleme, reaalselt liikluses osaleb 600 000 autot, see on kindlustuse järgi vaatad, see on suht lihtne vaadata, umbes 600 000, seal hulgas ka on hobisõidukid, et tegelikult päris liikluses osaleb veel vähem autos, 500 000 autot, natuke rohkem. Ei ole nagu mingi kogus, on ju. Ja küsime kõigi käest normaalselt maksu, kallimatelt natuke rohkem, odavamalt natuke vähem, läheme eluga edasi, õpime ära, kuidas inimesed selle vastu võtavad, kuidas nad käituma hakkavad, proovime vältida seda, et me hakkame Lätti oma autose registreerima nagu me õlle ja viinaga juba korra tegime, et lepime kokku, et teeme vastuvõetava suurusega maksu, see puhastab kogu registri ära, inimesed harjuvad ära, ja proovime sealt siis vaikselt hakata edasi minema, ja lõpetame ära selle topeltmoraali, et päästame maailma ja päästame kliimat. Eesti 500 000 autot, mis tänavatel sõidab, ei mõjuta planeet maa kliimat mitte kübetki. Ja see, et isegi kui natuke mõjutab, siis see maks kahjuks ei mõjuta seda küll ühele. Eks ta pika perspektiiviga muidugi, kui me vaatame Soomet ja Taanit ja Brasiiliat ja seal muidugi ta mõjutab, on ju, et mida nad teevad, et kui sa lähed nendesse 3 riiki, siis inimesed sõidavad suht vanade autodega muide, sellepärast, et maks ei võimalda uut osta, aga vana autol on teine probleem. Keskkonnavaates vana auto pigem on kasulik, eluiga pikem, nii. Aga turvalisustest ma ei tea, ma mingi ühe lause olen kuskil näinud, võib-olla ma ei ole saanud lugeda, aga vana auto on ju ebaturvaline, eks ole, et võib-olla leiaks mingi hea tasakaalupunkti, et mulle tundub, et praegu me liigume sinnas suunas. See viimane versioon oli tõesti, ta tegelikult ju tõi need just see, eriti valusalt vajutas ju see registreerimismaks, mis olekski seda uue auto ostmist. Okei, see, et kas sul see aastamaks, minul on päris võimas auto, 230 eurot aastas, muidugi mul oleks seda kuskile mujale ka panna, aga olgu. Aga just see registreerimistasu, mis vist oli uue Audi Q7 puhul oli 13 000 ja nüüd siis uue selle järgi on näiteks 7 000, et nagu päris need registreerimistasud, aga need toodi alla
ja võib-olla siis tõesti seda turgu nii nagu nüüd nagu palju see Q7 maksab? Kuskil 100 000, eks ole, 7%. No, ma ütleks, et kuni 10% auto hinnast sõltub, kuna autost ja heitme määrast on talutav, eks ole. Just ja kui ma algus mäletan, et kas olidki Octavia, et me seal mängisime selle kalkulaatoriga, et Škoda Octavia oleks seal 1700 eurot olnud see registreerimise maks, nüüd ta tuleb väiksem, et Aga maksul on ka käitumusliku muutuse mõju, eks ole, ja loogiline, et ma ei taha siin üldse seda öelda, et me ei peaks säästlikumaid valikuid tegema, ma arvan, et see ongi maksu üks mõtetest, aga võib-olla nagu väikeses riigis oma nagu inimesi, maksumaksjaid, tööl käivaid inimesi niimoodi lollitada võib-olla pole vajalik tingimata. Jah, eks nüüd näha, mis järgmistel või siis sellel nädalal käima olevatel aga ühte me teame, et kindlasti registri saame korda, et registri saame seda puhtaks. Koloosi töökodade tagused, ma ei tea, oled sa käinud mõnes, siis mõnes tuleb sisse keerata. Aga nüüd on küsimus, et ma pole seda nüüd selle valgus kuulnudki, et nad tegelikult ju lubasid, et see lahendatakse aastaks 2020 või 2026 ära see, et kui sul ei ole enam mingeid pabereid, siis hetkel sa oledki sunnitud selle zombiga elama, sest sa ei saa seda kuidagi registrit maha, et see lahendatakse ära. Aga kui nüüd see maks jõustub 25 algusest, et kas need vaesed selliste romukollektsioonide omanikud peavadki terve aasta, ma loodan, et ikkagi riik leiab ka lahenduse ennem selle maksu jõustumist nende autode jaoks, mida inimene tahaks maha kanda, tahaks romulasse viia, aga ta lihtsalt ei saa, sest et mis ta oli 2001, mingi aasta oli enne mida kui sul paberid ei ole, siis sa oled hädas omadega kahjuks. Jaa, tõsi, aga see register saab küll loodetavasti saavad korda. Nii, aga päris hea sissevaade autoturgu sai palju parem, kui ma isegi lootsin. Sest et just see Mobire vaade tuli ka juurde. Aga suur tänu, et aja leitsid. Jah, aitäh ja ilusat päeva, turvalist sõitu. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.